Üks naine Suurbritanniast seisab silmitsi mahalaskmisega pärast seda, kui teda süüdistatakse oma poissõbra mõrvas Dubais. 23-aastane Brooke George väidab, et pussitas oma partnerit enesekaitseks, väidab Dubais kinnipeetute kampaaniagrupp. Nad ütlevad, et Brooke väitis, et mees muutus nende teisel reisil linna üha kontrollivamaks ja väärkohtlevamaks ning et ta üritas Dubaist lahkuda pärast seda, kui mees teda jõhkralt ründas ja tema passi ära võttis. Avalduses ütles tema ema, et päev enne juhtumit ei olnud Brooke iseenda moodi ning ta usub, et tütar üritas meeleheitlikult koju pääseda ja eemale sellest, mis temaga juhtus. Organisatsiooni Detained in Dubai sõnul arvavad Brooke'ile lähedased, et teda võidi meelitada Dubaisse vale ettekäändega, et teda ära kasutada. Nad nõuavad, et 23-aastane vabastataks kautsjoni vastu ning et juhtumit käsitletaks perevägivallana. Suunamudija seisab nüüd Dubais silmitsi võimaliku mahalaskmisega pärast seda, kui ta tegi vea ja pani islamistlikus riigis toime kuriteo. Ja loomulikult väidab ta, et tegutses enesekaitseks. Sukelduume selle pöörase loo üksikasjadesse. Tõesti ei tundunud, et ta satub rahvusvahelise kriminaalasja keskmesse, kuid selle aasta alguses kohtus ta internetis 26-aastase William Treebiga ja mitmete allikate kohaselt said nad Facebooki kaudu ühendust. Hakkasid kiiresti suhtlema ning peagi muutus algselt veebisuhe plaaniks kohtuda päriselus. Treebi elas ja töötas Dubais ning Brooke lendas lõpuks talle külla. Tema tütar Brooke on alles 23-aastane. Ta on väga naiivne. Ta kohtus selle mehega Facebooki kohtingurakenduses. Ta läks Dubaisse, tema vaatenurgast oli see tormiline romanss. Mees viis teda kõikidesse luksusrestoranidesse ja rannaklubidesse. Ta korraldab talle rannal modelli fotosessiooni. Ta on selle kõige üle väga uhke ja õnnelik. Läheb koju tagasi, räägib emale, vaata, ma kohtasin meest, kellega võiksin oma tulevikku jagada. Ja muide, seda nimetatakse lovebombinguks. Seda teevad sageli nartsissistid, eriti vägivaldsed mehed. Nad panevad sind tundma end nii uskumatult armastatuna, et sa ei tea, mida teha. Ja sa ei suuda ettegi kujutada, et nad võiksid sulle midagi halba teha. Ja kui nad hakkavad sulle halba tegema, siis sa võrdled seda pidevalt selle imelise inimesega, kes nad enne olid. Nii et sa lihtsalt langed selle lõksu. Ja tema sõnul läks see esimene reis väga hästi. Hiljem kirjeldas ta seda kui elu parimat aega. Ja ma arvan, et randade ja luksuse taustal näis see nagu tüüpiline mõjuisikupaari mesinädalate periood. Aga Brooke'i ja tema pere sõnul see tunne ei kestnud kaua. Nii et probleemid ei alanudki enne, kui ta teist korda Dubaisse tagasi läks. Ta lennutati jälle Dubaisse, aga tema sõnul on kogemus seekord hoopis teistsugune. Ta jäetakse suure osa ajast üksi korterisse. Korteris on ta teisi inimesi. Kui nad välja lähevad, saadab neid see teine mees. Ta ütleb, et William käitus täiesti erinevalt sellest mehest, keda ta esimesel reisil tundma õppis. Ja avalduste kaudu, mis anti välja Dubais kinnipeetute eest seisvale organisatsioonile, väidab Brooke, et ta muutus kontrollivaks ja vägivaldseks ning väiksed asjad panid teda tundma, et miski pole üldse korras. Üks suurimaid ohumärke oli ilmselt see, kui ta avastas, et William oli talle broneerinud ainult ühe otsapileti Dubaisse. See pole hea märk. Brooke'i perekond väidab samuti, et ta sai aru, et Williamil oli tema pass, mis tegi tal palju raskemaks lihtsalt lahkuda ja koju lennata, kui ta seda soovis. Ja taas, need on süüdistused, mida pole kohtus tõestatud, kuid need on keskseks osaks Brooke'i jutustuses sellest, mis edasi juhtus. Tema ema ütleb, et ta märkas muutust peaaegu kohe. Brooke'i esimesel reisil kõlas ta iga kord, kui nad rääkisid, elevil ja õnnelikuna. Kuid teisel reisil muutusid need telefonikõned hoopis teistsuguseks. Tema ema sõnul oli Brooke tavapärasest vaiksem ja tundus väga ärev. Ta ütles ka, et tütar kinnitas pidevalt, et kõik on korras, kuid ema sai aru, et midagi oli muutunud. Siis tuli telefonikõne, mis tagantjärele vaadates on saanud üheks kõige olulisemaks osaks pereloos. Tema ema sõnul nuttis Brooke lohutamatult. Ta kõlas hirmunult ja kordas korduvalt, et tahab koju tulla. Ta ütleb ka, et nägi, et üks Brooke'i silmadest oli paistes ja hakkas kinni minema. Ja umbes samal ajal ütlesid Dubais kinnipeetute organisatsiooni inimesed, et Brooke oli hakanud sõpradele rääkima, et asjad ei ole korras ja ta peab Dubaist lahkuma. Nii et organisatsiooni inimesed küsivad pidevalt. Olgu. Kuidas me tegelikult saame tehisintellekti agendi oma meeskonda? See on lihtne. Vaata, kuidas ma seda teen 60 sekundiga. Samuti öeldi, et Brooke hakkas muretsema, et ta meelitati sinna vale ettekäändega. Ei, üks islamistist mees meelitab sind sinna, uputab sind armastuse avaldustega üle ja siis, kui sa teist korda tuled, võtab su passi ära, ostab ainult ühe otsa pileti ja ei pööra sulle enam tähelepanu. See on temast ikka väga islamistlik. Seega pole uurijad avaldanud ühtegi avalikku tõendit, mis seda väidet toetaks. Nii et hoolimata sellest, mis toimus suletud uste taga, on selge, et vähemalt sellel hetkel oli suhe, mida Brooke kirjeldas kui oma elu parimat aega, vähemalt tema enda sõnul, praktiliselt läbi. Okei,
mis siis edasi saab, sõbrad? Kas keegi oskab arvata? nüüd tahtis ta põgeneda. Siis tuli öö, mis muutis mõlema elu igaveseks. nii läksidki nad kahekesi õhtul välja McCafferty's baari Jumeirah Village'is. Brooke väidab, et pärast seda, kui William oli joonud, puhkes tüli ja ta muutus korterisse tagasi sõites vägivaldseks. Brooke väidab, et rünnak jätkus ka kodus ja mingil hetkel ütleb ta, et otsustas, et peab Dubais täielikult lahkuma. Brooke suutis oma sõprade abiga korraldada lennu tagasi Londonisse, kuid oli üks suur probleem. Tal oli endiselt vaja oma passi. Nad ütlevad, et ta läks korterisse tagasi, et oma passi ära tuua, uskudes, et saab lihtsalt oma asjad võtta ja otse lennujaama minna. Aga see, mis järgmisena juhtus, on ilmselgelt kogu selle juhtumi peamine osa, sest Brooke ütleb, et ta nuttis ja anus, et tema pass tagastataks, kui William väidetavalt teda taas ründas. Ta väitis, oi. kas te olete kõik valmis? Et teda löödi korduvalt, ta kartis oma elu pärast ja haaras kööginoa, mis oli käeulatuses. Ja siis kaotas William oma elu pärast pussitamist. Aga küsimus on, miks? Brooke ütleb, et ta tegutses enesekaitseks, sest uskus, et on ohus. Dubai prokurörid on aga esitanud talle süüdistuse ettekavatsetud tapmises. Ja just siin muutub see juhtum väga keeruliseks. Avalikult ei ole võimud tegelikult selgitanud, millised tõendid viisid neid järeldusele, et kuritegu oli ettekavatsetud. Nad ei ole avaldanud juhtunu üksikasjalikku kirjeldust ega selgitanud süüdistuse taga olevat teooriat. Ja see kõik ei ole hea. See ei ole hea. See ei ole hea. Üks naine Suurbritannias seisab silmitsi mahalaskmisega pärast seda, kui talle esitati Dubais süüdistus oma poissõbra mõrvas. 23-aastane Brooke George väidab, et pussitas oma partnerit enesekaitseks, väidetavalt kampaaniagrupi Detained in Dubai andmetel. Nad ütlevad, et Brooke väitis, et mees muutus nende teisel reisil linna järjest kontrollivamaks ja vägivaldsemaks ning et ta üritas Dubaist lahkuda pärast seda, kui mees teda jõhkralt ründas ja tema passi endale hoidis. Avalduses ütles tema ema, et päev enne juhtumit ei olnud Brooke iseenda moodi ning ta uskus, et tütar üritas meeleheitlikult koju pääseda ja eemale sellest, mis temaga oli juhtunud. Ühenduse Detained in Dubai sõnul arvavad Brooke'i lähedased arvavad, et teda võidi meelitada Dubaisse vale ettekäändega, et teda ära kasutada. Nad nõuavad, et 23-aastane vabastataks kautsjoni vastu ning et juhtumit käsitletaks perevägivallana. Ühendkuningriigi valitsus on öelnud, et toetab Araabia Ühendemiraatides kinni peetud briti naist ja tema perekonda. Sellepärast, mu sõbrad, te ei taha kinni peetud saada islamistlikus riigis. Ma ei ütle, et ta ei peaks kohtusse minema ja mingisugust kohtulikku protsessi läbima. Aga mul on vaja, et see toimuks nii, et tal oleks võimalik oma mured täielikult välja öelda. Brooke George lahkus Gravesendist, et minna koos mehega, kellega tal internetis tutvunud Dubai glamuuri nautima. Kuid nüüd on Brooke'ile esitatud mõrvasüüdistus ja ta seisab silmitsi mahalaskmisega, väidab inimõiguste organisatsioon, kelle sõnul tegutses 23-aastane naine perevägivalla juhtumis enesekaitseks. Brooke'i perekond ütles, et see oli 23-aastase naise teine reis Dubaisse, et meest kohata, pärast seda, kui ta oli oma esimest reisi kirjeldanud kui elu parimat aeg. Kuid Dubais kinnipeetute kampaaniagrupp ütles, et Brooke väitis, et tema partner muutus üha kontrollivamaks ja vägivaldsemaks ning ta haaras vägivaldse tüli käigus enesekaitseks noa. Ära reisi, et kohtuda islamistidest meestega. Kuidas nii? Lihtsalt ära tee seda. Ära tee seda. Ära tee seda. Need mehed on probleemsed, aga ka valitsused, kes neid mehi toetavad, on probleemsed. Sa satud igal juhul hätta, ükskõik mida sa teed. Ära mine Afganistani. Lihtsalt ära mine. Ära lange nende meeste õnge, kes sind meelitavad. See ongi kõik. Nad tahavad sind meelitada. See on nii ilmne, see on nii lihtne, see on nii arusaadav. Ära mine reisima riikidesse, kus on islamistlikud mehed, kes pommitavad sind armastusavaldustega. Lihtne. Lihtne. Loodame, et see tüdruk tõesti pääseb sellest olukorrast. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.